4 aastat pärast sõja algust Ukrainas muutus Moskva taevas mustaks. Põhjuseks ei ole elektrijaama tulekahju ega loodusõnnetus. Selle asemel on Ukraina droonid jõudnud otse Vene pealinna ja tabanud linna suurimat naftarafineerimistehast. Ja tõsiasi, et Ukraina on suutnud järjepidevalt Venemaani jõuda, ütleb sisuliselt kõik, mida on vaja teada selle kohta, kuidas sõda kulgeb. Venemaa on murdumas. Aga kuidas jõuti sissetungist, mis pidi kestma 3 päeva, täiemahulise sõjani, kus Venemaa president Vladimir Putin kaotab aeglaselt kontrolli oma riigi üle? Siin pole üht kindlat vastust, vaid tegemist on erinevate tegurite kombinatsiooniga. Alustame siis sellest, kui ulatuslik on see, mida me 2026 aastal näeme, ja selleks peame kerima tagasi esimestesse nädalatesse. Kui sissetung algas 2022 aasta veebruaris, liikus Venemaa kiiresti ja igale poole. Soomuskolonnid liikusid Valgevenest Kiievi suunas, Krimmist Ukraina lõunaossa ja üle idapiiri, neelates mõne päevaga tohutuid alasid Ukrainast. 2022 aasta märtsi lõpuks, vaevalt kuu pärast sõja algust, kontrollis Venemaa rohkem Ukraina territooriumi, kui ta suudaks järgmise 4,5 aasta jooksul uuesti saavutada. Siis tuli 2022 aasta sügis ja kaart pöördus järsult Ukraina kasuks. Septembri alguses alustas Ukraina oma Harkivi vastupealetungi ja see oli hingematev. Kiievi väed vallutasid mõne päevaga tagasi umbes 6000 ruutkilomeetrit, liikudes keskmiselt umbes 7400 meetrit päevas. Pea see number meeles, sest varsti läheb seda vaja. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus hindas selle operatsiooni hiljem üheks kõige tõhusamaks sõjaliseks pealetungiks kogu kaasaegses sõjanduses. 2 kuud hiljem, 2022 aasta novembris, sundis Ukraina venelasi loobuma Hersoni linnast, ainsast regionaalsest pealinnast, mille Moskva oli kogu sissetungi jooksul suutnud vallutada. Üheinsa sügise jooksul oli Ukraina kustutanud kuude kaupa Vene edusamme ja purustanud müüdi, et Vene armee on peatamatu masin. Pärast seda sõda tardus. Jaanuarist septembrini 2023 suutsid Vene väed vallutada vaid umbes 465 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi, mis oli peaaegu olematu. Ainus saak sel aastal oli Bahmut, väike idapoolne linn, mille vallutamiseks kulus ligi 10 kuud ja 10 000 inimohvreid. Ja Venemaa vallutas selle lõpuks 2023 aasta mais, alles pärast seda, kui linn oli varemeteks pommitatud. Aasta 2024 oli Venemaa jaoks võib-olla veelgi pöördelisem, sest nende väed hõivasid umbes 3600 ruutkilomeetrit. Paberil kõlab see nagu tõsine pealetung, kuid isegi see niinimetatud tipp tähendas, et Venemaa edenes vaid umbes 50 meetrit päevas. Eriti oluline oli Pokrovski linn, mis on logistiline sihtmärk Donetskis, kus Venemaa edenes peaaegu 2 aasta jooksul vähem kui 50 kilomeetrit. See polnud kunagi välksõda. See oli meeste ja mürskude liustik, mis roomas edasi üle nende kehade, kelle ta maha jättis. Ja 2025 kordas aeglast, kuid järjekindlat mustrit. Me saime juurde umbes 4300 ruutkilomeetrit. Kuid sellest hoolimata ei suutnud Venemaa kogu aasta jooksul üheski suunas rohkem kui umbes 40 kilomeetrit edasi liikuda. Ja siis tuli 2026. Selle aasta alguses jooksis Vene pealetung sisuliselt vastu seina. Venemaa igapäevane edasiliikumise tempo langes, 2026 aasta esimese 4 kuu jooksul umbes 2,9 ruutkilomeetrini päevas, võrreldes aasta varasema sama perioodi 9,76 ruutkilomeetriga päevas. Ja 2026 aasta aprillis kaotas Venemaa territooriumi, loovutades umbes 116 ruutkilomeetrit. See oli nende esimene kogukaotus pärast 2024 aasta augustit ja Kurski sissetungi. Kokku hõivasid Vene väed selle aasta veebruarist maini vaid 164 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi. Eelmisel aastal samal perioodil hõivas Venemaa 1151 ruutkilomeetrit. Tavaliselt on Venemaa sõjal oma kindel rütm. Pealetung kipub vaibuma hilistalvel ja varakevadel, kui maapind on halb ja ilm veel hullem, enne kui see umbes maikuus taas hoogu kogub. Vene komandöörid loodavad sellele kevadisele elavnemisele. 2026 aastal see elavnemine ei tulnud. Kogu juunikuu jooksul pole olnud ühtegi märki sellest, et Vene väed oleksid rindel mingilgi märkimisväärsel moel taas pealetungi alustanud. Ajaline mootor, mis pidi pealetungi uuesti käivitama, on tõrkunud ja põhjuseks pole mitte muda, vaid droonid. Kui täna rindejoonele läheneda, näed, mida see tegelikult tähendab.
Vene komandöörid teevad endiselt seda, mida nad on alati teinud. Saadavad väikseid sõdurigruppe Ukraina liinidele survet avaldama, otsides lõhet, nõrka kohta või väsinud üksust. Aga nad saadavad need mehed lahinguväljale, mis on nüüd droonidest küllastunud. Kvadrokoopterid tiirutavad õhus, fiiberoptilised FPV-d libisevad läbi puude, luuredroonid edastavad koordinaate reaalajas tagasi. Mis varem oli läbimõeldud jalaväerünnak, on nüüd väga sageli surmaotsus, mis viiakse ellu üks rühm korraga. Ja siin on Moskva jaoks karm aritmeetika. See sama taktika, mis kunagi tõi aeglasi ja stabiilseid edusamme, toob nüüd enamasti vaid kaotusi. Ja siin tulebki mängu sügavam muutus, mis ulatub kaugemale kui ükski kaart või ükski kuu. Lühidalt öeldes on robotiseerimine muutnud vägede arvu palju vähem oluliseks kui varem. Ning see on muutnud kogu sõja käiku Kiievi jaoks. Mõtle, mida see tegelikult tähendab. Põlvkondade kaupa soosis maasõja karm matemaatika seda, kellel oli rohkem mehi. Venemaa panustas sellele kõigele. Aga kui sa saad võidelda 10 000 või 20 000 osava droonioperaatoriga, selle asemel, et saata 100 000 mehi kaevikutesse, siis ei ole võitlejate arv enam kõige tähtsam. Ja peamine number, mis seda näitab, on just see, kui kiiresti Venemaa on kaotamas oma vägesid. Kuigi üldarvud on kindlasti hirmuäratavad, on veelgi olulisem näitaja suundumus. Ja Ukraina ametnike sõnul on Venemaa kaotanud lahinguväljal rohkem mehi, kui ta suudab uusi värvata. Kogu 2026 aasta jooksul. Tegelikud värbamisnumbrid kinnitavad seda. Venemaa eelarveandmed näitavad, et Moskva värbas 2026 aasta esimeses kvartalis 71 216 meest. Aasta varem samal perioodil oli see number 89 601. Nii et Venemaa värbab märgatavalt vähem mehi kui aasta tagasi. Just sel ajal, kui Ukraina võtab rohkem territooriumi tagasi. Kuidas Ukraina seda siis tegelikult teeb? KSC instituudi andmetel kasvas Ukraina FPV-droonide tootmine 2022 aastal vaid 3000–5000, ühikult umbes 3 miljonini 2025 aastal. Ja 2026 aasta alguseks oli Ukraina kaitsetööstusel võimekus toota neid aastas üle 8 miljoni. Töötava elaniku kohta toodab Ukraina 2026 aastal kuskil 6–9 korda rohkem droone kui Venemaa. Kui Ukraina pidi varem kasutama miljoneid dollareid maksvat Patrioti raketti, et alla tulistada odav vaenlase droon, siis nüüd kasutab ta oma enda droonipüüdjaid, nagu Sting, mille hind on umbes $2000 tükk. Ja 2026 aasta alguseks tootsid Ukraina ettevõtted iga päev kuni 1000 sellist püüdjat. Riik, mis pidi vastase suurema tootmismahu tõttu alistuma, edestab nüüd sissetungijat uuenduste poolest murdosakuluga. Kampaania, mis Venemaad lämmatab, ei põhine ainult Moskvat raputavatel löökidel. Tegelik tööloom on see, mida ukrainlased nimetavad keskmaaks. Umbes 150 kilomeetrit rindest kaugemal olev ala. See on see piirkond, kuhu Ukraina on keskendunud drooni- ja raketirünnakutega. Sest just selles sügavuses tabatakse Vene armee logistikat, selle varustuskolonne, kütust ja laskemoona. Mitte kusagil pole see selgem kui maismaa koridoris Krimmi suunas. Alates maist on 100 igat tüüpi Ukraina droonid lennanud selle koridori suunas, mis on Venemaa jaoks ülioluline maismaatee poolsaare varustamiseks, mille ta annekteeris juba 2014 aastal ning lõunarindel kaevunud vägede toetamiseks. R280 maantee on sile ja kiire arter, mis peaks kogu selle liikumise tagama. Ukraina on muutnud selle tulistamisväljakuks. Nii peavad Vene väed nüüd kauem ootama, kuni nende kütus ja laskemoon kohale jõuavad. Logistikaüksused on sunnitud kasutama väiksemaid ja vähem silma torkavaid veokeid või liikuma mööda konarlikke külavaheteid, selle asemel, et kasutada kiiret maanteed, sest kõik, mis liigub R280 maanteel, on drooni sihtmärgiks. Artem Bieljakov, kes on 412, Nemesis droonibrigaadi ülem, kirjeldas operatsiooni kui valulikku Vene sõjaväe jaoks. Ja ausalt öeldes on see ohtlikum survevorm. See ei ole üksik knockout, vaid pidev, kurnav koormus kõigele, mida Venemaa püüab liigutada. Nüüd võiks arvata, et Venemaa lihtsalt kopeerib seda, mida Ukraina teeb. Lõppude lõpuks on venelastel omaenda eliitdroonide üksus nimega Rubicon, mis on teatud sektorites endale hirmuäratava maine loonud. Kuid samal ajal, kui Ukraina on laiendanud oma drooni- ja raketirünnakuid, et isoleerida Vene vägesid ja katkestada nende varustusahelad, ei ole Rubicon suutnud sama ulatust saavutada. Hinnang oli, et üksuse laiendamise katse tähendas, et Venemaa üritas üle oma võimete tegutseda. Kahekordistades droonioperaatorite arvu, alandas üksus oluliselt vastuvõtunõudeid ja vähendas operaatorite väljaõpet.
üksus hakkas samuti värbama samast inimressursist nagu eesliin, mis võib vähendada Venemaal maavägedes saada olevat tööjõudu, pakkumata sealjuures isegi varasemaga samaväärset väljaõpet. Aga enne kui me jõuame tõelise põhjuseni, miks droonioperatsioonid takerduvad, kindlasti telli The Military Show kanal. Me postitame iga päev videoid, mis käsitlevad ülemaailmset geopoliitikat, aidates sul saada täieliku ülevaate sõjast ja kõigist seda ümbritsevatest asjaoludest. Tagasi Venemaa droonitööstuse juurde. Põhiprobleem on selles, et kogu sõjatööstuskompleks on läbi kukkumas. Selle põhjuseks on see, et aastatepikkune sõjakulutamine on viinud majanduse rekordiliselt madala tööpuuduseni. See võib kõlada hästi, kuni sa mõistad, mida see sõjamasina jaoks tähendab. Kui peaaegu kõigil on juba töökoht olemas, muutub väga raskeks tuua oskustöölisi tipptasemel valdkondadesse, nagu droonitootmine. Väljaspool mehitamata süsteeme ja kaugmaarelvi, kuhu Venemaa suunab kõige rohkem ressursse, on tootmine suuresti seisma jäänud. Tegelikult viitas Reutersi veebruarikuu raport sellele, et riigil on vaja üle 2,3 miljoni lisatöötaja. Ja isegi prioriteetsetes sektorites, kus tootmine on tõepoolest kasvanud, on sõjatööstus jõudnud lakke. See on hoolimata sellest, et riik suunab 40% valitsuse eelarvest sõjaväele, riigikaitsele ja seotud sektoritele, selliseid numbreid pole aastakümneid nähtud. Mida arvab sellest kõigest mees tipus? Mõnede allikate sõnul on Putin ja tema sisering jäänud väitma, et Venemaal on endiselt ülekaal. Kuid kahe endise kõrge Kremliga seotud ametniku sõnul veedab Putin nüüd enamiku ajast sõjategevuse üksikasjaliku juhtimisega ning saab oma ülemjuhatajalt Valeri Gerassimovilt briifinguid mõnikord lausa 2 korda päevas. Ja nende samade endiste ametnike sõnul usub Putin siiralt, et sõda on vaid aja küsimus. Kuid siin on üks ohtlik dünaamika. 2 viimase aastakümne jooksul, mil Putin on olnud võimul, on ta lammutanud enamiku oma võimu kontrollimehhanismidest, paigutades talle lojaalsed inimesed olulistele kohtadele, sõjaväes, luures ja riigiteenistuses. Kuid Putin on endiselt sõjaväe mõju all, arvestades, et ta oli selle loomisel võtmerollis ja siiski ei suutnud need samad luureteenistused esitada tegelikke andmeid, kui asi puudutas Ukraina vastust sõjalisele erioperatsioonile. Ja hoolimata sellest usub Putin neid ikkagi ja laseb neil jätkata. Seda sellepärast, et teenistused teavad, et kogu oma võimu juures ei ole nad Putini laialisaatmise eest kaitstud. Nii et nad esitavad valeinfot ja püüavad varjata seda, mis sõjas tegelikult toimub, nii Putini kui ka üldsuse eest. Ja aeg-ajalt see hoolikalt juhitud mull avalikkuse ees praguneb. Juuni alguses, riikliku püha ajal, kohtus Putin Kremlis rühmaga sõjaväelastest. Need sõdurid survestasid teda ikka ja jälle sama küsimusega. Millal täpselt arendab Venemaa lõpuks välja vastuse Elon Muski Starlinkile? Ukraina kasutab seda satelliidivõrku, et juhtida oma ründedroone rindejoonel ning maapinnal võitlevad mehed tunnevad selle mõju selgelt. Vladimir Putin kinnitas, et Venemaa on juba välja töötanud ja kasutusele võtnud oma enda vastuse Starlinkile. Ta märkis, et selle laiemaks kasutusele võtuks on lihtsalt vaja aega. Kuid praeguseks oli välja saadetud vaid 16 seadet. Kõige optimistlikuma hinnangu kohaselt katab Rasveti nimeline süsteem kogu riiki alles aastaks 2030. See tähendab, et süsteem ei hakka täielikult tööle veel 4 aastat, samal ajal kui sõda kestab ja Ukraina kasutab algset Starlinki täiel määral ära. Selle asemel, et keskenduda Starlinkile, hakkas Putin pikalt kurtma selle üle, kuidas Moskva seisab silmitsi NATO kollektiivse jõuga. See tiraad rändas läbi ajalooliste viidete Napoleoni ja Hitlerile, enne kui jõudis ähmase kinnituse juurde, et Venemaal on asju, mida vaenlasel pole ja et lõpuks saab kõik olema suurem ja parem. See on selle juhtkonna hääl, kellel on tõelised vastused otsas ja kes haarab lohutuseks vanade müütide järele. Muidugi ei tähenda see kõik, et Venemaa oleks lüüa saanud või et sõda oleks kohe lõppemas või et Ukraina kuidagi lihtsalt võidaks. Venemaal on endiselt väga reaalne ja väga ohtlik võime põhjustada kohutavat kahju ning me võlgneme nende pommide all elavatele inimestele aususe selles osas. Sest kuigi Ukraina on droonisõjas initsiatiivi enda kätte haaranud, on Vene hävitajad rekordarvul liuppommidega Ukraina positsioone rünnanud. Need on nõukogudeaegsed pommid, millel on lisatud odavad juhtimiskomplektid ja väljatõmmatavad tiivad ning need on halastamatult pommitanud Ukraina kaevikvarjendeid, metsaservi ja kortermaju. Osa nende tõhususest tuleneb pidevast õhutõrjesüsteemide puudusest. Kuna Ukraina ei suuda Vene lennukeid usaldusväärselt ohustada, saavad need hävitajad lennata rindele lähemale enne pommide vabastamist, mis võimaldab neil neid raskeid relvi hirmuäratava täpsusega alla lasta. Seega on Venemaa kasutanud 6 kuni 5700 liugpommi.
Ukraina vastus oli segamist veelgi tõhustada. Nad töötasid välja süsteemi, mis häiris neid algelisi navigeerimissüsteeme ja vähemalt ajutiselt neutraliseeris need. Aga pommide kasutamine ei aeglustu. Jaanuari rekordi põhjal, mil kasutati 5700 pommi, võiks Venemaa 2026 aastal toota ja kasutada umbes 68 000 kuni 70 000 liugpommi, võrreldes 2025 aasta umbes 60 000 ka. Seega jäävad liugpommid probleemiks, mida Ukraina pole suutnud lahendada. Venemaa on suunanud oma raevu ka Ukraina linnade vastu, nii et Kiievit on varasuvel 3 korral tabanud massiivsed droonide ja rakettide rünnakud. Ja siin näitab Ukraina endiselt, et tema õhuvägi võib hätta jääda ballistiliste ja hüperhelikiirusega rakettide tõrjumisel, sest neil lihtsalt pole piisavalt keerukat õhutõrjemoona, mida nende allatulistamiseks vaja oleks. Kuid see Ukraina linnade rünnakute intensiivistunud tempo võib tegelikult olla vastus Venemaa probleemidele lahinguväljal. Kuna Venemaa ei suuda maismaal edeneda, võib ta proovida rohkem õhus survet avaldada. Ja seetõttu on Ukraina otsustanud lüüa Venemaad sinna, kus see kõige rohkem haiget teeb – nafta. Selle video alguses näidatud rafineerimistehase rünnak Moskvas ei ole ühekordne trikk. See on nähtav osa kampaaniast, mis on vaikselt Venemaa energiaselgroogu lõhkunud. 2026 aasta aprillis avaldatud New York Timesi hinnangu kohaselt on Ukraina rünnakud alates 2024 aasta algusest rivist välja löönud umbes 20% Venemaa naftatöötlemisvõimsusest. Tehased, mis on täielikult või osaliselt töö lõpetanud, omavad kokku üle 83 miljoni tonni aastase võimsuse. See moodustab umbes veerandi Venemaa koguvõimsusest, andes üle 30% riigi bensiinitoodangust ja umbes veerandi diislikütuse tootmisest, vahendab Reuters. Aprillis toimus vähemalt 21 Ukraina rünnakut rafineerimistehastele, terminalidele, laevadele ja torujuhtmete jaamadele, mis on suurim kuine arv alates detsembrist, vähendades Venemaa rafineerimistehaste töömahtu madalaimale tasemele enam kui 16 aasta jooksul. Kahjustused sundisid Venemaad vähendama naftatootmist umbes 300 000 kuni 400 000 barreli võrra päevas võrreldes esimese kvartali tasemega, mis on järseim kuine langus umbes 6 aasta jooksul. Ja Ukraina on muutunud sihtmärkide valikul targemaks, keskendudes üha enam spetsialiseeritud kitsaskohtadele, nagu hüdrokräkkerid, kus Venemaa seisakusse jäänud tootmisvõimsus ulatus 250 000 barrelini päevas, võrreldes aasta varem olnud 50 000 kuni 60 000 barreliga päevas. Seadmetel, mis vajavad varuosi, mille tarneajad venivad kuude pikkuseks tänu lääne sanktsioonidele. Kõige kõnekam hetk saabus juunis, kui Venemaa enda energeetikaministeerium tunnistas esimest korda, et vaenlase õhurünnakud on põhjustanud varustusraskusi. Samal ajal, kui Vladimir Putin möönis, et Venemaal on vaja paremat õhutõrjet. Kui Kreml hakkab kahjusid avalikult tunnistama, siis tead, et asi on tõsine. Sellepärast ongi Moskvas taas hakatud rääkima mobilisatsioonist. Kuid see võib olukorda hoopis halvendada. Mäletate 2022 aastat, kui pärast erioperatsiooni ei tundunud asi enam kindel olevat, kuulutas Vladimir Putin välja osalise mobilisatsiooni ja kutsus välja umbes 300 000 reservisti. See tõi kaasa peaaegu 1 miljoni inimese lahkumise riigist, kellest enamik ei ole kunagi tagasi tulnud. Aastal 2026 võib sama väljaränne korduda, ainult et seekord pole enam nii palju inimesi alles. Ja me peame tagasi tulema varasema tööjõupuuduse juurde, sest massiline mobilisatsioon teeb selle olukorra ainult hullemaks. Ja saegi, kui Putin oleks valmis poliitilist riski ja majanduslikku kahju taluma, annaks massiline mobilisatsioon talle ikkagi valed sõdurid selleks sõjaks, mida ta tegelikult peab. Pea meeles, milliseks see sõda on kujunenud. Seda ei otsusta enam 100 000 mehed kaevikutes. Selle otsustavad osavad droonioperaatorid, insenerid ja tehnikud. Just sellised kõrgelt koolitatud inimesed, keda paanikas ja valimatu mobilisatsioon lihtsalt ei tooda. Tõmbame nüüd kõik selle kokku, sest tervikpilt on oluline. Ukraina on võtnud need 2 sammast, millele Putin selle sõja rajas. Ülekaalukas inimjõud ja puutumatu strateegiline sügavus ning mõlemad tema alt ära löönud. Inimjõu ülekaal kaob, sest droonid on muutnud inimeste arvu vähem otsustavaks ning Venemaa kaotab mehi kiiremini, kui suudab neid asendada. Venemaa tagala turvalisus on kadunud, sest Ukraina droonid ulatuvad nüüd isegi Moskva rafineerimistehasteni. Venemaa edasitung on langenud vaid murdosani eelmise aasta tempost. Venemaa kaitsetööstus on jõudnud lagi, mida ei saa kiiresti tõsta, ja selle juhtkond on jäänud vaid kinnitama, et kõik on korras, samal ajal, kui nad anuvad vastust Starlinkile, mida neil pole.
jah, Venemaa suudab endiselt pommitada Ukraina linnu ja suruda edasi Donbassis kohutava hinnaga, kuid ta kulutab oma jõudu kaotava positsiooni hoidmisele, samal ajal kui põhitegurid pöörduvad iga kuuga üha rohkem tema vastu. Kui soovite rohkem teada droonidest, mis muudavad Ukraina keskmaa strateegia tõhusaks, vaadake seda videot. Ja kindlasti tellige The Military Show, et olla kursis kõigi Ukraina sõda ja ülemaailmset geopoliitikat puudutavate uudistega.